Hei, näitan teile, kuidas koostada krediitarvet. Võtame näiteks ühe müügiarve, teeme selle lahti ja valime toimingute alt koosta krediitarve. Nüüd automaatselt on krediitarve vajalikud väljad kõik täidetud, ehk et see on koopia siis sellest müügiarvest. Ja kui nüüd soovite täissummal krediitarvet koostada, siis lihtsalt salvestate krediitarve. Kui soovite osaliselt, siis muudate summat ja kindlasti peate silmas pidama, et summa ette jääks miinusmärk. Me krediteerime praegu täissummas ja salvesta krediitarve. Automaatselt pakub välja, et kas tasaarvestada arve krediitarvega. Kui klikite jah, siis automaatselt nii see müügiarve kui ka krediitarve märgitakse makstuks ja tasaarveldatuks. Seda siis läbi tasaarvelduse konto. Ja tasaarvelduse konto on bilansiväline konto ja tasaarveldus siis siis nii krediitarve kui ka müügiarve on automaatselt sama kuupäevaga maksuks märgitud. Toome ühe näite veel, et kui on vaja näiteks osaliselt müügiarve krediteerida ja loome uuesti krediitarve ja muudame summat. Salvesta krediitarve. Ja näitan praegu, et kui me automaatselt seda ei tee, et kuidas siis seda teha. Läheme tagasi arvete vaatesse ja siin on nüüd kõigepealt krediitarve, võtame selle lahti ja valime märgi makstuks. Arve tasumisel ja siin makstuks märkimisel nüüd krediitarve puhul ja müügiarve puhul on oluline, et valida kassa ja pangakonto asemel tasaarveldused. Nagu ennem ütlesin, siis tasaarveldused konto on bilansiväline konto ja kindlasti nii krediitarve kui müügiarve siis sama kuupäevaga maksuks märkida. Salvestame selle ära ja otsime üles ka sama müügiarve. Valime märgi makstuks, muudame summa ära, mis summas arve on krediteeritud ja valime tasaarveldused konto ja kuupäev peab kindlasti sama olema. Salvesta. Ja nüüd on siis see müügiarve osaliselt siis krediteeritud ja osaliselt siis tuleb see summa, mis siis on makstud, siis selle märgime makstuks siis kas siis kassa või pangakonto ja see summa, mis siis järgi jäi, selle siis klient maksis ära.